Tere! Nüüd läheme, võtame eesti keele ette ja vaatame läbi Tartu Kutsehariduskeskuse e-õppe programmi. Ja selleks ole nii kena, ava oma brauseris uus vaheleht. Ja kirjuta sinna e-ope.khk.ee. Vajuta seejärel Enter. Nüüd tulevad sulle siia päris mitmeid valikuid, aga sina valid siit EK ehk eesti keel. Klõpsad siia peale ja valid siit muude teemade seast 2013. Nüüd oleme jõudnud eesti keele 2013. aasta õppematerjali poole. Siin on siis lähemalt mitmeid osi, nagu eesti sõnavara, funktsionaalne lugemine, ilukirjandus kui kunst, keel kui suhtlusvahend ja hüppame matemaatikast üle, meedia ja mõjutamine. Ja järgnevalt vaatamegi siis, millistes järjekordades tuleks seda õppematerjali kasutada. Esimene osa on eesti sõnavara. Ja eesti sõnavara puhul, nagu sa näed, on olemas ka mitmeid alateemasid. Nendeks on ilukirjandustekst, sõnatähendus, sõnavara rikastamise vahendid ja viisid ning võõrsõnad. Me vaatame näiteks sõnavara rikastamise vahendeid. See on osa e-kursusest Eesti sõnavara. Saad siis vaadata, milliseid teemasid siin läbitakse, mis on eesmärgid, kui suur on maht. Ja mida sa siis pärast ka tead. Käesoleva õppematerjali koostaja on kolleeg Bianca Makoid, kes on oma tööga päris hästi hakkama saanud. Siin vasaku pool ülal on erinevad valikud, kuidas sõnavara rikastada. Sõnavara rikastamise viis on tuletamine, on liitmine, on murretest laenamine, mille on olemas sotsiaalsed murded ehk släng, tehissõnad ja hiljem on võimalik siis teha ka enesekontrolli test. Pärast seda on võimalik teha meil ka erialane sõnastik, kus siis vastavalt sellele, millist eriala sa õpid, on sul võimalik koostada justkui väike leksikon. Ja loomulikult on siin olemas ka kasutatud materjalid. Mida siis kasutati selle õppematerjali loomisel? Läheme tagasi. 1, 2. Ja oleme tagasi pealehel. Läheme uuesti peamenü juurde tagasi. Võtame lahti näiteks kirjanduse osa. Ilukirjandus kui kunst, kursus. Taaskord, siin on olemas selline tore sissejuhatav pildikene. Koostajaks on Elle Naulin, kes on samamoodi siis käesoleva video autori kolleeg. Olemas on siin õpijuhis, mis on eesmärk ning mida sa pärast selle kursuse läbimist oled omandanud. Lisaks sellele on siin olemas ka väga detailne plaan, kui palju ja mitu tundi mingisuguse ülesande lahendamiseks kulub ja loomulikult, millised õpilase jaoks kõige olulisem asi, millised on hinded ja kuidas sa need hinded saad. Liigume üles tagasi ja vaatame üle siis ka ülesanded. Esimese asjana on kasulikud lingid, kust siis seda õppematerjali läbimiseks saab veel lisainfot, mis see kirjandus on, kirjanduse põhiliigid, kuidas mõjutab põhiliike ja žanre ajastu, natukene eesti kirjandusest, kuidas nüüd autor sinna paigutub, kirjandusteose ja lugeja suhtest, tekstianalüüs, kes on teadlik lugeja, kõikide lemmikteemad, lemmikraamat, kusjuures siin on olemas ka siis 100 Eesti elu enam mõjutanud raamatut. Räägitakse põgusalt ka noortekirjandusest. On olemas ka kokkuvõte, kui me siia klõpsame, kust saad siis natukene võib-olla enda jaoks kokku võtta, mida ma teada sain, mis oli huvitav, mis võiks olla paremini ja loomulikult on siin lõpus ka kasutatud kirjandus. Liigume nüüd tagasi. Oleme tagasi taaskord pealehel.
Võib-olla vaatame veel viimast lõiku ka, kus on ka samamoodi 3 erinevat pisikest peatükki, milleks on meedia, meedia mõju ja meedia žanrid, kusjuures needsamad peatükid on kõik lahendamise järjekorras ka üles pandud. Mis on meedia? Mis on kursuse eesmärgid? Mida sa tead? Kui suur on maht? Mis kuuluvad siis meedia alla? Nii ajakirjandus, nii raadio, nii televisioon, nii uusmeedia on ülesanded, on natukene ajakirjandusest ja taaskord nagu tavaks saanud kasutatud materjalid. Siit on võimalik siis valikust vaadata, millised need teemad on, mida on vaja meelde jätta ja millised on alaülesanded. Seega, e-kursus on tasuta ja kättesaadav kõigile ning pisikese sissejuhatuse foonil soovin teile kõigile head lahendamist.